see Tiiva mehed või? 26 433 83 279 50 288 41 971 Näitab, et oskab meil piive. 399 375 10 5 8 209 749 44. See vist peaks olema äkki 60 kohta. Vau, super. Ja kinnitan, et olid õiged numbrid. Vau, selline mees. Äge. Mis sinu jaoks on selline esimene turn-off mehe puhul? Hügieen on, ma arvan, et üks väga suur osa. Ma olen suur puhtusarmastaja ja bakteritega. Ma juba taoks seda kuradi punast junni. Sest ma juba tean, et kui sa temaga teidile lähed, siis ta suudab seal teidil normaalne olla. No kui te kunagi kokku peaks kolima, siis see on nõudne elu, ma arvan, mehel nagu. Ühtepidi on nagu tore, et kõik on puhas. Aga ma arvan, et sult nõutakse ikka rämedalt. No. Kogu aeg mingi jäpp käib. Vist ei vajuta keegi. Ma korraks segan vahele. Kui te ei vajutan, siis võite silmaklapid ära võtta. 3, 2, 1. Meil ei tuttuda. Mis nüüd saab? Vist ei vajuta keegi. Vist ei vajuta keegi, meil peab teist korda järjest juba. Puhtuse koha pealt mulle meeldib ka, et enesehügieen on väga tähtsa kohal minu jaoks. Küsid, et millal te viimane suhe oli? Millal su viimane suhe oli? Umbes aasta tagasi. Okay. Ja millal sinu suhe viimati oli? Eile öösel, su emaga. Sellest on tegelikult päris pikalt möödas juba. See oli kuskil 5-6 aastat tagasi äkki. Oli enesearengut mingi hetk, siis oli see koroonaaeg. Koroonaaeg. 4 aastat tagasi. Vahepeal teitisid ka või? Ütlen ausalt, ei ole. Vajutas nuppu, sest mees ei ole mingi kepi ja mingi kepi vend või? Saad aru või? Karen, miks sa nupule vajutasid? Mulle meeldib, kui mehed on enesekindlad ja juhivad võib-olla asja rohkem. Kui tema otsus on selline, siis nii on. Väga õige. Ta tahab, et mees juhiks, aga samal ajal ta tahab mingi vinguda mehe kallale. Miks su sokid siin maas vedelevad? Vii oma sokid siit minema, mis sa selle lusika siia jätsid, kurat? Vii see taldrik minema, mida see vedeleb sul siin 3. nädalat? Karen, miks sa selle otsuse tegid? Tere, laste vedeleb. Mulle ei meeldinud ta tossud. Võime ära minna. Mida, vittu, mulle ei meeldinud tossud. Mulle tegelikult silma vaadata vahepeal. Mis tossud need olid? Mingid rohelised vist või midagi. Adidas. Von Damme, tänud päemes. Tähendab, siin see tossud. Aitäh sulle muusika. Õhtust. Oli kingade pärast kinge. Tundub küll, jah. Siim väljas. Change it with. Toome tagasi. No selles suhtes ma nõustun selle naisega. Et no kui sa lähed nagu kohtingule, siis noh, mingi jooksu tossuga on natukene imelik minna, ei või? Siim. Et noh, kui ta juba kohtingul on jooksu tossuga, siis kuidas ta su vanemate juurde tuleb? Mingi pall ja persega või? Ma olen 25-aastane ja sina? Ma olen 27. Okei, wow, cool. Millega tegeled muidu? Õpin, töötan, tegelen sellega, et kodu otsin. Vaatan naise käimasid või? Täpselt nii, jah. Ja sina, millega tegeled? Minu lemmikud need kuradi kirsad ei ole, aga naistel on suht populaarne need kirsad. Jesus fucking Christ. Nende eest küsitakse mingit rämedat raha ka. Sa võid küsida, mis on see lugu, mis sa DJ-lt küsiksid? Sul on kunagi niisugust momenti ka, kui sa telefoniga oled DJ ees ja siis küsid mingit lugu või? Pean tunnistama. On või? Mis see oli? Mis lugu? Summer Out of 69. Ma vastaks selle peale lihtsalt, et sorry, mul ei ole seda, ma ei tea seda lugu. Aga ma kutsuks nagu pilte nagu... Summer of 69. Saad nuppu võetada. Mida sa ajad? Ma kunagi tahtsin DJ-ks saada tegelikult. Kuidas sa ei tea? Kas siin chatis on keegi, kes ei tea seda lugu või?
ja ta raudselt teab, ma arvan, et ta ei tea nimeliselt. mu suur unistus, vaatasin Youtube'ist, kuidas mingid Biffid mängivad. ma võin õpetada sind. Okei, juba teeme plaane. Mulle meeldib su Nime ei tea, aga kuulnud on küll. No ma mõtlengi nagu. Mulle ka. Nagu kuulnud ikka oled, ma arvan ka. Oleks nagu loogiline. Mul on käed üleval. Mul on põlvedel. Näe. Nii, nüüd võtavad need peast ära ja siis vaatab saapaid jälle. Tähendab seda, et on aeg eemaldada silmaklapid. Tere. Ma arvasin. Arvasid? Kas sa tundsid mul näo ja hääle palju kokku või? Ei, aga sa ütlesid Fred. Ehk siis ma tean, et Andreil on sõber Fred. Okei. See on seesama ju. Mom, I made it. Insane. Ma olen kuulnud. See on cool. Wow. Fred, küsi, kas ta lumelauda sõidab. Sa ise sõidad muidu või? Aga kas sa mingeid muid asju ka teed füüsiliselt nagu mingi lumelauda või? Füüsiliselt? Midagi taolist. Yes. Teed? Ja, mul on suur sinikas praegu põlve peal. Mis juhtus? Käisin lumelauda sõitma, see eelmine nädalavahetus. Ehk siis see kaunistab mind. Insane. Küsi Karenilt balleti kohta ja las ta näitab midagi ette. Nagu puhtalt nagu huupi lihtsalt pakun praegu, et sa äkki tegeled balletiga ka või? Lihtsalt võib-olla, mulle lihtsalt sa tundud nagu... Ei, no ma enam ei tegele tegelikult. Okay. Ja ma tegelesin sellega umbes 3-aastasest saadik. Oskaksid mulle midagi siin näidata praegu või? Võib-olla saaks. Aga proovi. Äkki jätame selle kuskile meie omavaheliseks tegevuseks. Me sekkuks korraks siinkohal ja küsiks teie käest, kui te olete elukaaslasega, siis kumb peaks süüa tegema? Petriini keha. Ma ei tea, mis see on ilusad silmad. Aitäh, sul ka. What? Sul ka. Meil on vist sama värvi silmad. No sul on natuke sinisemad. Aga hea. Aitäh sulle. Mis juhtus? Aga... Süüa meeldib teha sulle. Kas sulle meeldib süüa teha või? Mul ei ole erist vahet, kes baleriini. Kui nii. Aga sa olid literaali valmis enne tantsima. Kui sa oleks natuke veel pingutanud, ma oleks võib-olla läinud. Jah, mu käed on ikka veel siin. Mul on hea meel. No nii, sõbrad. No nii. Vaatan, teil sujub. Oli viimane nupuvajutus, mida te ei kasutanud. Oli või? Sa ei pannud tähele seda või? Ei oleks võib-olla need. Me võime uuesti panna, et... Võime seda nupu uuesti panna. Paneme uuesti ikka, igaks juhuks. Ma ei saanud aru, et 3 oli juba möödas lihtsalt. Võime korra nupu panna, no. Teil on viimane, me anname teile viimase variandi. Väga hea, siis nagu ma aru saan, te olete nõus minema teidile. Käi väga hea, aga enne kui me siis nagu raha korras peale jälle. Mis su nimi on? Peale. See muu paskikoti, me nagu tahan neid inimesi kuulata korral. Pole midagi, me anname talle uue võimaluse. Me toome talle vastu Mirelli, kes on 19 ja vaatame, kuidas... Inseneri tudeng, turn off, kui mees istub imelikult. Kas ma istun ka imelikult praegu või? Kuidas neil siis jooksma hakkab? Võiks joosta. Nii, mis su nimi on? Mina. No okei, ta istub küll imelikult. Kristjan, Mirel, väga meeldib. Tohin ma küsin, kui vana sa oled? Ma olen 19. 19? Ja, vana sa oled? Mina olen 20. 20, okei. Mis sa teed, sa oled koolis? Kuule, aga seal peremehel on ju juuksed pesemata või ma kassin või? Kaitseväes? Ei, ma ei usu. Thanks. Ma olen koolis ja tööl. Mis õpid? No, ma läks natukene keskkooli lõpp, natukene nihu. Oleks otsa öelda, ma jäin istuma. Lõpetan nüüd see aasta ja siis edasi lähen õeks. Ta vajutab, ma arvan, et Seit vajutab. Ise läksin nagu ülikooli, aga nüüd ma võtsin akadeemilise puhkuse, ma tagasi vist ei lähe, seega ja. Taktikaline lükke. Ja töötu olen ka. Küsi talt huvialade kohta ja millega teile meeldib tegeleda? Millega sa tegeled, nagu mis huvid? Vana hea jalgpall. Ütle talle, et ma tean jalgpalli kohta kõike. Küsi mult ükskõik mida. Ma olen ise ka suur jalgpallifänn. Ma nagu love jalgpall. Ma tean suht kõike. Defineeri suluseisu reegel. Nii, see on põhimõtteliselt see, et ma ei tea, kas ma suudan seda kuulata.
Sten, tänud sulle 26 kuud. Viimane kaitsja on nii, viimane kaitsja ja vastase ründaja. ja siis on vastase ründaja. Söödu hetkel temast eespool. Ja siis, kui see ründaja on eespool sellest kaitsjast söödu hetkel, siis see on suluseis. siis see on nagu suluseis nagu viga. Okei, nojah, enam-vähem jah. Ei tubli töö. Küsi mult midagi jalgpalli kohta veits raskemat. Suluseis on nagu siuke basic asi. Okei. Kui suur on tava jalgpalli ehk siis meeste jalgpalli värav? Kui ma õigesti mäletan, siis FIFA reeglite järgi FIFA reeglite järgi minu arust oli see mingi laius 7,32 meetrit. 7,32 korda 2,44. 2,44 äkki või? Tead, väga võimalik, ega ma ise ei mäleta selles suhtes. Tänan, et mälu värskendasid selle koha. Ma olen faktidega hea. Seit läheb suht hästi kaasa selles suhtes sellega. Tegin ka endal. Kas sul on veel tätoveeringuid? Tahan nüüd näha, mis nüüd saab. Tere. Väga meeldiv. Väga meeldiv, jaa. Wow, tüdruk annab ise kätt ka. Väga hea. Mul siin koha peal on nuuskmõmmike tätoveering muumidest. Love nuuskmõmmik. Okei, no ma võin, kurat, mul emps võib-olla näeb seda, aga mul on talla alla on tehtud ämblik. Okei. Tom Hollandi üks intervjuudest oli selline, kus ta ütles, et tal on varba all on ämblik. Ei vajutanudki. Ja siis ma tegin endale parema talla alla ämbliku. Me küsime teilt Mida mingi ämblik mehe järgi või? Elisa Huubi sarja Armukelmi küsimuse. Kuidas suhtuksid sellesse, kui suhe lõpetatakse SMS-i teel? Ma oleks solvunud. Minule ei meeldiks, kui keegi minuga lahku läheks SMS-i teel. Ja ma olen ühe korra kogenud seda ja ei olnud meeldiv tunne. Oi. Küsi, mis seal SMS-is kirjas oli täpselt? Aga nagu, mis ta sulle nagu täpsemalt siis nagu kirjutas? Nagu oligi lihtsalt nagu, joo, ma tahan lahku minna. Ei, Kristjan, sa ei meeldi mulle, punkt. Tänades ja siis tema nimi. Aga selle... No aga oli see mingi suhe siis või? Või nad käisid ühe korra väljas või? Who the fuck kirjutab mingi suhte teemal mingi, et jõu, me oleme nüüd 3 aastat koos olnud, aga see ei meeldi mulle. Davai. Selles suhtes ma vastasin talle lihtsalt thumbs up sellepärast, et mul ei olnud midagi muud paremat vastata too hetk. Okei, ja nagu peale seda siis nagu ei olegi nagu suheldud. Vähemalt ütles otse välja ja truu nagu. Ma ei tea, mul tekiks pigem küsimus, et kas see on nagu nali või see ei ole nali, vaata. Oleks mul kohe nagu küsimus, et mis troll see nüüd on siin? Ma olen ta õega. See oli Tinderis pärast 3 rida või? Ma arvan küll midagi sellist, jah? Võib-olla 1 korra käisid väljas või 2. Ta on nagu oli tegelikult toredam. Okei. Aga see on irrelevant. Korra tuleme sisse teie vahele. Mitme inimesega korraga oleks vallalisena aktsepteeritav sebida? Siin on nüüd väga palju agasid, ma tahaks öelda selle koha peale. Väga palju agasi või? Okei, mitte palju agasid. No chat palju. Ma arvan, et unlimited. Hype. Aga ma mõtlen. Seivis. Obviously, nagu kui mul on kellegiga mingi kindlam sebimine juba vaata, siis ma pigem nagu tegelen sebin temaga. Bravo. No mul kipub pigem olema see, et ma olen nagu veits üle ühe inimese nagu korraga trajektooril niimoodi, kelle poole vaatan, kellele vahepeal kirjutan. Ma oleks ise ära vajutanud talle kohe. Peale siukest lauset ma oleks ise kohe ära vajutanud nagu. Lits, kao nahhui. Järgmine palun. Fine by me. Aga see olen mina nagu. I'm sorry, jah. Miks sa ei ütlesid? Mulle meeldib teada oma optioneid. Ja mida ma ütlesin? Mida ma just ütlesin mingi 20 sekundit tagasi? Jaa, I'm sorry, nagu nothing personal, mul väga meeldis jutt. Ei, all good. Kui naine ütleb seda, et mulle meeldib teada oma optioneid, saad aru, et ta otsib põhimõtteliselt mingi elu lõpuni endale ja mingi uut paarilist. Et kui ta kuskil näeb midagi paremat, siis ta on kohe mingi, kuule äkki tema tahab ka minna. Ta nagu ei ole elu lõpuni rahul nagu. Kui ta juba siukest iba ajab suust välja.
tšau . tahan miks teada oma sa optsiooni . tegelikult praegu vajutasid kähmakas. nuppu ? seda ma ühel päeval vastabki tõele , iga hiidlane peab lihtsalt mainima , et on Hiiumaal , nad on hästi haige . What the fuck up ? meil oli leht nimega Pille okei , ja siis ühel päeval Pille viidi minema tapamajja. ja siis peale seda mulle üldse piim ei meeldi , mulle ei meeldi inimesed , kes piima joovad . aga mis muidu meeldib , on , Oh my god . mis muidu meeldib , on blondid , valgem on parem . oota , mis ta ütles ? mida ma just kuulsin ? ühel päeval Pille viidi minema tapamajja . ja siis peale seda mulle üldse piim ei meeldi , mulle ei meeldi inimesed , kes piima valged on paremad mis või ? muidu meeldib , on blondid , valgem on parem , mis nagu asja ? juuksevärv . okei , nojah . Oh my god . What ? laibid mind üle . ütleks , et link , mille kaudu sa talle vastu . Next. miks mitte või ei võiks toimida ? no tere , tere , mis su nimi on ? Sandra , kuidas sinu nimi on ? minu nimi on Mark . minu nimi on Kris ja ma tegelikult tahaks sind kallistada korraks . kus ? 20 . ja siis juba peksaks seda nuppu peale seda kallistust . kuna sa oled ? aga noh , see olen ainult mina . nojah . Sandra , räägi mulle , milline su lapsepõlv oli ? lapsepõlve . 22 , ta on näiteks skip'isin, teed 25 € sissemakse ja saad ja ei ole blond . seega Mirel kahjuks sa pead . taktikaline tunned , kas haiseb või ? ei , taktikaline tunned , kas see on suur . ja lahkuma . ja ei ole blond . tšau-tšau . tšau . on sul mingid fetišid või ? ei , lihtsalt räägitakse , vaata , et lapsepõlve kujundab elu , et ei , mul oli täitsa vahva . ja näed välja . no miks vajutasid ? noor poiss oled . noor poiss , vend on aasta noorem . aga vanus on ainult number ju . sa oled Hiiumaal . noh , Eesti on väike selles suhtes . on ju ? tahad mind hapukoorega üle lasta või ? mingi räige fetiš oleks küll selline . mis asja , mingi hapukoore . mis sa nüüd lambist nüüd hakkasid sebima või ? ta on nagu veits nagu meeldib Hartok ette , no ma ei tea , pani punast , aga mingi räigelt flirdib . ei , ma ei flirdi . flirdib küll ju . flirdi . kuidas ? kas see mutt on käinud kuskil mingit , ma ei tea , kas see on see ise pruunistav kreem või midagi ta on rõvedalt endale peale hõõrunud . see ei ole elu sees loomulik jumene . ma olen lihtsalt mina ise . no, rämene . okei , no siis . oskab . kui te mõlemad valite kohtingu , siis te lähetegi kohtingule , mis on meie kulul täna õhtul . ei saa mitte . ka Ameerika . kooli . Pole kunagi nagu õide puhkenud ja olen valmis uusi inimesi oma ellu tervitama . viimane kord , kui mina suhtes olin , oli GTA 5 . mida vittu ? mida vittu ? keegi teab ta mingit keegi teab , mis ta RP nimi on või ? keegi raudselt teab , mis ta RP nimi on ju ? ei . sain seal ühe mingi tüdruku tuttavaks , aga ta jättis ka mind maha , nii et ehk siis kohtusite nagu arvutimängu mängides või ? ei , see nagu mõtle , kui cringe siukest asja öelda on üldse , nagu kuidas ta suudab . see peab olema ju mingi väga räme ju . nagu noh , ta ei saa , ma arvan , ise arugi vist või ? et mida ta just ütles või ? ei , fuck . ei , mitte päris inimesega . okei . ehk siis ütleme nii , et ma läksin sinna klubisse , siis sain ühega
lõpeta ära, ta räägib edasi sellest, ta ei jäta rahule ka ju. Tavaks vaata. Bro, Markus võib-olla aitab küll. Sorry, täitsa õhtu on vist juba pikk. Ma korra segan vahele. Robina kirjutas meile, et koolis kutsuti teda Hispaania Epp Kärsiniks. Võib-olla räägi sellest, mis see täpselt tähendab. Oh my god. bro, siit kõik ära. Markus, perse küll, Markus. Et seksuaalsus on täiega teema, mis on tabu ja kellegi ei räägi sellest, et teeme siis esimest vahekorda sissejuhatavad kaardid, et saada inimesed vestlema, et siis kuidagi koolis nagu avasin seda teemat laiemalt ja sealt see kuidagi tuli. Markus, küsi talt, mis teema seal Hispaaniaga oli? Ma mõtlen ikka, mis teema seal Hispaaniaga oli, mis sa enne rääkisid? Hispaaniaga või? Ma täiega armastan ladina kultuure. Räägid keelt ka või? Kas nagu ladina keelt ka või? Oskad ladina keelt või? Ladina keelt mitte. Mina küll oskan. Olete valmis, jah? Naised on kohe märjal. Kui ma ütlen need ladinakeelsed sõnad. Aqua. Terra. Silva. Täitsa putt siis, näe. Just nagu Markus! Ja see oli terve aasta. Õppisin aasta otsa ja need on 3 sõna, mida ma mäletan. Poole tänu väärt. Markus! et kõik ladina tantsud Hispaania ringi. Hispaania keelt, Markus! tahaks kunagi seda keelt osata. Tere! Tere! Markus. Okei, aga Ta hakkas juukseid näppima. Markus. mis on see nagu kõige suurem kirg, mis sind toidab? Ma olen ikka kunst on kõige suurem kirg. Okei, aga maalid ise? No pilte ja sellist asja oskan teha. Ma arvan, et see tšikk vajutab ära. Arvutis nagu teha. Graafiline disain? Okay. Graafiline ja siis fotode värk ja ma olen inimesi ka pildistanud ja ise mõtlesin, et tegelikult oleks päris huvitav mingi aeg hakata mingeid neid aktisessioon näiteks pildistama või sellist. This is a gift that keeps on giving. Lihtsalt see on kõik, mis ma ütlen selle peale. Saad aru, mis vend sa oled? Mida sa räägid praegu? Mida sa räägid? Nagu lõpeta ära nagu. Mida sa suust välja ajad? Sul on mingi eit, kellega sul hetkel veel on võimalus. Ja sa lihtsalt tõmbad siukse asja välja. Et ma mõtlesin, ma olen paar korda inimestest pilte teinud, et mõtlesin, et tahaks neid paljalt ka pildistada, et siis oleks vapsee idekas. Asju. Okei. Kas sa Hiiumaal oled käinud kunagi küsidelt? Aga kas sa muidu käinud kunagi aktisessioonil või? Täitsa putt, siis lõpeta ära, täitsa putt. Mida sa ajad suust välja? Mida sa ajad? Mida vittu? No, ma lihtsalt ei saa, no, ma ei suuda nagu. Kas sa oled kunagi Hiiumaal käinud ja see muutus ümber aktisessiooniks või? Täitsa puts. Ei. Võib-olla pesuväel midagi. See buduaar nagu? Jah, buduaar. Selles suhtes ma näen, et see väga ilus, võiks teha küll seda. Jah. Mida? Mis siin toimub? Naine isegi ei tänanud selle komplimendi eest. Siin ta vajutab ära kohe, ma arvan. Vaata, midagi peab nagu elus hiljemaks ka jätma. Et kui teed kõik head asjad kohe ära, et siis ei ole mida nautida hiljem. Romina, ütle talle, et kuule, et sa tegelikult ju ütlesid, et sa tegeled rahvatantsuga, aga vaatame, mis tantsulöövi sa oled, et näita talle paar sammu. Mulle ettepanek sulle, et kui ladina tantsudest rääkisid, et tahad katsetada, et siis demonstreerin sulle äkki paar sammu. No demonstreeri. Vaat, kas minna ka selleks vaja? Sa võid ka proovida. Cha-cha-chat, selline lihtsam nendest kõikidest. Sul on astud kõrvale kokku. Okei, kuidas sa paarilisega tantsid seda? Meil on selles mõttes ikkagi tantsuhoiak. Lähme sinu siis paremale, ehk siis astud kõrvale, kokku, kõrvale ja nüüd astud ette ja lähed tagasi ja astud kõrvale, kokku, kõrvale. Türa küll.
täitsa putsis, mida vittu, ma ei saa, lihtsalt see on nii räige, ma arvan, kui ma peaksin seda laivis koha peal vaatama, ma arvan, et ma mingi kitkuks endal need viimased karvad ka peast ära, lihtsalt see on nii räige, see on nii räige. Tšatša on natuke selline valgusharjumusega. Jumal tänatud, et see on YouTube'i video ja siis ma nagu vahepeal saan pausile panna natukene hingata lihtsalt. Ja kõige rämedam ongi nagu see, et see tšikk isegi nagu tundub nagu suht nagu chill. Ja siis see vend lihtsalt laob nii räigelt. Ja tal veel oli võimalus nagu. Ta on ikka ju teemas. Samas võib-olla. Ta ei vajuta. Aga kas sa soovid jätkata? Proovime rumbat. Okei, sa astud kõrval. Kuidas see võimalik on? Kuidas see ei vajuta juba? See on küll mingi väga imelik kork. Okei. Ja talle meeldib see, Markus? Meeldib, jah? Ma arvan, et ma arvan, ma sain pointi sissejuhatus on olemas. Aga jah, rumba on väga selline armastuse tants. Võrgutad inimest. Võrgutad. Võib-olla on siuke teema. Tahab seda, mis raha? Kui tahad. Sa saad seal lõpus seda mingit rahavärki teha või? See on see saade või? Et kui sa said mingi lõpus raha ära võtta või? Kui tahad uusi inimesi ellu lasta, et tegelikult tants täiega ühendab. Ma arvan, see on jah mingi see asi, et nagu tantsidesse iseenesest nagu kohtingule. Kui 11 valib raha, seda ma tahan küll näha. Siis see, kes valis raha. Ma olen enam kui kindel, et see tüüp võtab kohtingu. Aga ma naise kohta ei tea, raisk. Saabki raha. Teine ei saa mitte midagi. Ja kui mõlemad valite raha, siis ei saa te mitte kumbki mitte midagi. Ma näen, siin on väga palju mõtlemist. Ja siin on mõttetööd palju. Maru pingeliseks läks. Aga ma nägin nende vahelist huvitaval kombel, see kuidagi eskaleerus väga nagu selliseks tugevaks, kuidagi nagu sidemeks. Ja kas oli petlik, ma ei tea. Nüüd me saamegi kohe teada, kas see oli päris connection või siin on ikkagi raha võtab oma. Päris pingeliseks läheb jälle. Te olete valmis? 3, 2, 1. Te valisite mõlemad. Mõlemad valisid raha. Mis juhtus? Miks sa raha valisid? Alguses öeldi, et sisetunnet peab usaldama. Jah. No, ja siis sain... Põhimõtteliselt see tšikk siis lihtsalt mõtleski, et kui ta veits temaga tantsib, et äkki ta keerutab ta ümber sõrme ära või? Aru, et sisetunnet... Et sa pigem otsustasid, et siin võiks... Make sense. Kellegile teisele võimaluse... Markus tahtis lihtsalt uut lehma, jah? Kohata. No see väga poliitiliselt korrektne vastus, ma ütleks. Ma ütlen seda, et me elame lihtsalt väga ühedas maailmas. Ma kindlasti ei taha olla see, kes... Ma pigem siis tahan, et me kumbki raha ei saa. Okei. See on ka selles mõttes... Tema mäng oligi lihtsalt, selle tüübi mäng oligi lihtsalt see, et tema ei jääks kaotajaks. Sina ei saa teine ka. Võtan ära kõik. Kui mina ei saa, ma kellelegi ei anna. See on väga aus. Aga süüris, Markus, sul oli... Aga samal ajal, kui sa juba ütled siukest asja, siis järelikult sa ei läinudki sinna endale kedagi otsima ju. Ei või? Kui sa tuled juba siukse mindsetiga, et kõige tähtsam on see, et ma ei kaotaks, mis tähendab seda, et ma kindlasti panen nagu raha, siis juba ei tohiks selle saates olla imo. Natuke pettunud, et ikkagi sealt vastastpoolt tuli ka see number. Vain küll jääkud. Me kohe lahkume, ma ei taha sinna... Ongi interneti troll või? Aga meil on teile kingitused Elisa poolt siin. Elisa Huubi mingi codefucker aastane subscription ja ka Armukelmi kaardid, mis saate koos satsiga mängida. Kes PLS-is käib klubides naisi semmimas. Pigem mitte ja me jätame teid siia ja nüüd... Nautige enda viimaseid siis sõnu oma vahel ilmselt. Arutage see probleem läbi nüüd. Tegeme nende mõttes väga huvitav. Jaa. Ma ei midagi öelda selle peale.